Mr Beast, kuulus YouTuber ja tõeline miljardär, on sattunud terava kohtuasja keskmesse, milles teda süüdistatakse ühe oma töötaja ebaseaduslikus vallandamises pärast seda, kui naine naasis emapuhkuselt. Ta väidab, et Mr Beasti töökeskkond on nii mürgine, et ta oli sunnitud töötama isegi sünnitustoas sünnituse ajal. Ja see on vaid jäämäe tipp, kui rääkida šokeerivatest süüdistustest. See on skandaal, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Sierra Gillespie. Ta võib olla planeedi suurim sisulooja. 479 miljonit jälgijat. Super Bowli reklaamid. Tõsielu saade Amazon Prime'is. Jimmy Mr Beast Donaldson, mees, kes jagab klikkide nimel ära erasaari, kes pakkus $100,000 suurust auhinda igale toidupoe külastajale, kes suudab poes kõige kauem sees olla. Ah jaa, tema sõnul ostis ta ka selle toidupoe ära. Aga täna me ei räägi tema viimasest trikist. Ei. Me oleme siin, et rääkida millestki palju tõsisemast. Me räägime föderaalsest kohtuasjast, mis esitati vaid mõned päevad tagasi selle sisulooja vastu. Selles esitatud süüdistused maalivad Mr Beasti kohta pildi, mida tema fännid pole kunagi varem näinud, kui need tõele vastavad. Nii et pange end valmis. Tema endine naisjuht kaebab teda kohtusse, väites, et ta alandati ametikohalt pärast seda, kui ta kaebas töökohal ahistamise üle. Ta väidab ka, et teda sunniti töötama sünnituse ajal. Ja ta mainib ka seda käsiraamatut. Ta ütleb, et töötajatele anti see ja seal on kirjas ning ma tsiteerin otse, ei tähenda ei. Mr Beast eitab kõike, aga see pole lihtsalt sõna vastu. Tegemist on üle 20 leheküljelise avaldusega. Kui tõsine see kõik siis on? Ja mis võiks juhtuda, kui sa viid maailmas suurima mõjutaja kohtusse? No vaatame järgi. Nii et Mr Beastil on rohkem tellijaid kui Saksamaa elanikkonnal ja ta on numbrite järgi tõenäoliselt üks edukamaid loojaid praegusel digiajastul. Tegelikult tunnustati teda hiljuti kui üht Time'i ajakirja mõjukaimat inimest. Aastaid oli lugu lihtne. Mr Beast teeb hullumeelseid trikke. Mr Beast jagab raha ära. Mr Beast on hea inimene. Aga nüüd on tekkinud veel üks lugu, mis on taustal vaikselt kasvanud. 2024 aastal teatas New York Times, et tema Beast Game'i saate endised osalejad kaebasid kohtusse, väites ohtlikke tingimusi, toidupuudust ja arstiabi hooletusse jätmist. Muide, see kohtuasja on endiselt pooleli. Ja kui sa pole selle saatega tuttav, siis põhimõtteliselt võistleb 1000 inimest hullumeelsetes füüsilistes väljakutsetes ning viimane püstijäänu võidab $5 miljonit. Seejärel Associated Pressi andmetel tulid süüdistused, et pikaajaline kaastööline jagas alaealistega sobimatuid sõnumeid. Nüüd olevat Mr Beast saatnud 2024 aasta augustis töötajatele sisememo, lubades luua töökultuuri, kus kõik meie töötajad tunnevad end turvaliselt ja saavad teha oma parimat tööd. Kuid nüüd esitas endine juhtivtöötaja Lorraine Mavromatis 22. aprillil Põhja-Carolina idaringkonna föderaalkohtusse uue kohtuasja. Nüüd kaebab ta kohtusse 2 tema ettevõtet, Mr Beast YouTube LLC ja Game Changer 247 LLC. Kaebuse kohaselt kaebab ta kohtusse FMLA rikkumiste, ebaseadusliku vallandamise ja tahtliku emotsionaalse stressi tekitamise eest. Nüüd ütleb Lorraine, et Mr Beast palkas ta 2022 aasta augustis Instagrami juhiks. Ja oma esimesel aastal ettevõttes edutati teda 2 korda. Esmalt loovjuhiks ja seejärel vertikaalide tegevusjuhiks. See tähendas, et ta juhtis umbes 20 liikmelist meeskonda ja haldas $500,000 suurust igakuist eelarvet. Ta ütleb, et tal oli isegi privaatne kontor. Ta allus otse tegevjuhile. Võib-olla oli ta tõusuteel. Aga siis sattus ta Lorraine'i sõnul töökultuuri, mille eest keegi teda ei hoiatanud. Hagi kohaselt polnud Mr Beasti ettevõttes tavalist töötajate käsiraamatut põhipoliitikatega. Selle asemel jagas ettevõtte dokumenti pealkirjaga, kuidas Mr Beasti produktsioonis edukas olla. Väidetavalt sisaldas see käsiraamat peatükke nagu poistel on lubatud lapsikud olla ja tsiteerin, tee kõik, et poisse filmimise ajal toetada. Hagi väidab ka, et käsiraamatus oli kirjas ei tähenda ei ja töötundide arv ei ole oluline.
Lorraine ütleb, et see oligi Beast Industries'i kultuur ja naiste jaoks kontooris lõi see tema sõnul mürgise ja alandava keskkonna, kus kaebusi eirati ja halba käitumist õigustati. Hagi kohaselt algas ahistamine varakult ja tuli otse tippjuhtkonnast. Lorraine ütleb, et ettevõtte endine tegevjuht James Warren, kes muide on Jimmy Donaldsoni nõbu, ahistas teda seksuaalselt. Ta ütleb, et ta sundis teda kahekesi kohtumistele oma kodus, ülakorrusel, hämaras toas, kommenteerides samal ajal tema välimust riietes. Aga asi läheb veelgi kummalisemaks. Ta küsis Warrenilt, miks Mr. Beast ei tahtnud temaga teatud projektides koostööd teha ja siin tulebki kohtuasja väide. Warren ütles talle, tsiteerin, Jimmy muutub väga kohmetuks ilusate naiste läheduses. Ütleme nii, et kui sa oled läheduses ja ta läheb tualetti, siis ta tegelikult ei kasuta tualetti. Mis puudutab tualetis käimisi, siis ettevõte nimetas seda väidet tegelikult väljamõeldiseks. Nad ütlesid, et Mr. Beasti tualetiskäigud on tegelikult tingitud kroonitõvest. Ja tegelikult oli neil selle kohta veel palju öelda, millest muide me kohe räägime. Aga Lorraine ütleb, et väidetaval kommentaaril oli tema jaoks sügavam mõju. Ta ütleb, et hakkas tööl kandma lohvakaid riideid ja pesapallimütse lihtsalt selleks, et tema välimus ei mõjutaks teda negatiivselt ega mõjutaks tema töökohta. Hagi kirjeldab ka teisi alandava kohtlemise väiteid. Ta ütleb, et Mr. Beast palus tal enne videofilmimist talle õlut tuua, mida ta polnud kunagi näinud, et ta oleks palunud mõnel meessoost kolleegil teha. Ta ütleb, et meeskolleeg käskis tal koosolekul vait olla ja mitte rääkida, kui ta esitas küsimuse. Ta ütleb ka, et kui ta kaebas jõuka meeskliendi peale, kes tegi soovimatuid romantilisi lähenemisi, ütles Warren talle, et ta peaks tundma end austatuna, et miljardäärist klient talle külge lööb. Nii et 2023 aasta novembris ütleb Lorraine, et ta jõudis murdepunktini. Ta esitas personaliosakonnale ametliku kaebuse ja arva ära, kes tema sõnul personaliosakonda juhtis. Jimmy Donaldsoni ema, Susan Perisher. Hagi kohaselt kirjeldas Lorraine oma väiteid seksuaalselt sobimatute kokkupuudete, ahistamise ja alandava kohtlemise kohta. Ta ütleb, et Perisher ütles talle, et kaebust uuritakse põhjalikult ja et ta hoolitseb selle eest. Kuid 2 kuud hiljem, 2024 aasta jaanuaris, uurimise tulemus selgus. Ja Lorraine'i sõnul leiti, et tema väited olid põhjendamatud. Ja nii väidetavalt alandati ja viidi ta samal päeval 2024 aasta 23. jaanuaril üle teise kohta. See tähendas, et ta läks vertikaalide operatiivjuhist, kellel oli eraldi kabinet, 20 otsest alluvat ja $500,000 suurune eelarve, kaubandusosakonna sotsiaalmeedia juhiks. Habi kohaselt saadeti ta kodukontorisse kaugtööle. Tal polnud enam oma kabinetti, ta ei juhendanud enam kedagi ja tal oli vaevu kokkupuuteid juhtkonnaga. Kaebuses öeldakse, et Mr. Beasti töötajad nimetasid seda osakonda tsitaadiga. Koht, kus karjäärid surevad. Ja kui see kõik polnud juba piisavalt šokeeriv, siis oota, kuni kuuled, mis tema sõnul juhtus, kui ta rasedaks jäi. Oleme nüüd 2025. aasta jaanuaris. Lorraine ütles oma juhile, et on rase ja peab lapse sünniks töölt lahkuma. Hagi kohaselt ei andnud Mr. Beast talle mingit kirjalikku teadet tema õiguste kohta perekonna ja meditsiinilise puhkuse seaduse alusel. Ei mingit teadet selle kohta, kas tal oli õigus puhkusele, ei mingit määramisteadet, mitte midagi. 31. märtsil 2025 sünnitas ta lapse. Ta väidab, et sünnitus oli üsna raske ja tema laps pidi veetma mõnda aega vastsündinute intensiivravi osakonnas. Aga kaebuse kohaselt ei lasknud Mr. Beast tal puhata. Ta ütleb, et tema ülemus palus tal töötada toote turule toomise kallal vaid mõni päev pärast sünnitust. Ta ütleb, et temalt paluti seista 10 tundi messiboksis 3 nädalat pärast sünnitust. Ta saadeti Brasiiliasse videovõttele. Nüüd ütles Lorraine intervjuus Associated Pressile. Ma ikka veel veritsesin ja pidin lihtsalt kohale ilmuma. Kaebuse kohaselt oli ta töökonverentskõnel, kui ta viibis sünnitustoas. Ta ütleb, et kartis, et kui ta keeldub töötamast, kaotab ta töö. Tema kahjuks 6. novembril 2025, vähem kui 3 nädalat pärast seda, kui Lorraine naasis täiskohaga tööle pärast FMLA puhkust, väidab ta, et Mr. Beast vallandas ta. Hagi kohaselt öeldi talle, et tema ametikoht kaotatakse. Kuid samuti, et ta oli liiga kõrge tasemega selle rolli jaoks, kuhu ta oli alandatud. Kuid selle asemel, et pakkuda talle teist ametikohta, ütleb ta, et ettevõte pakkus talle lahkumislepingut. Hagi kohaselt püüdsid nad kasutada tema vastsündinu ravikindlustust, et sundida teda loobuma oma õiguslikest nõuetest. Ta ütleb, et keeldus.
ja kaebuse kohaselt avaldas Mr Beast umbes tema vallandamise ajal töökuulutuse sotsiaalmeedia sisuhalduri ametikohale. Ta ütleb, et talle ei pakutud seda rolli ega isegi võimalust kandideerida ning ettevõte palkas sellele ametikohale lõpuks mehe. 2026 aasta alguses. Võtsime ühendust Lorraine'iga, et saada kommentaari. Ta ei vastanud meile, kuid Mr Beasti meeskond on sõna võtnud. Beast Industries'i pressiesindaja ütles, tsiteerin: see tähelepanu otsiv kaebus põhineb tahtlikel vääresitlustel ja täiesti valedel väidetel ning meil on tõendid selle kinnitamiseks. On olemas ulatuslikud tõendid, sealhulgas Slacki ja WhatsAppi sõnumid, ettevõtte dokumendid ja tunnistajate ütlused, mis ühemõtteliselt lükkavad tema väited ümber. Me ei allu oportunistlikele advokaatidele, kes püüavad meie arvelt raha teenida. Ettevõte käsitles ka konkreetselt James Warreni väidetavat kommentaari tualettruumi kohta, nimetades seda naeruväärseks. See on süüdistus, mis on välja mõeldud üksnes selleks, et tekitada pealkirju. Samuti on vastik, et kohtuasjas kasutatakse ära Jimmy silmahaigust ja kroonitõbe, terviseprobleeme, millest ta on avalikult rääkinud. Ametsialase alandamise väite kohta nimetas ettevõte seda valeks ja ebatäpseks. FMLA teavituse süüdistuse kohta jagas ettevõtte ekraanipildi tema allkirjast, mis kinnitab töötaja käsiraamatu, sealhulgas FMLA poliitikate kättesaamist. Ja tööd vabastamise kohta ütles pressiesindaja, et Lorraine'i ei vallandatud, vaid tema ametikoht kaotati koos teistega ettevõtte ülese ümberkorralduse käigus. Olgu, me tutvustasime teile kogu kohtuasja ja nüüd tahan ma minna natuke sügavamale ning arutada seda kõike eksperdiga. Toome ta nüüd siia. See on meie saate sõber, meelelahutus- ja tööõiguse advokaat Cameron Dolan Shaw. Suur aitäh, Cameron, et täna meiega liitusid. Ja ma mõtlen, selle kohtuasjaga on nii palju erinevaid suundi, kuhu võiks minna. Millised on sinu esimesed mõtted? Jah, tundub, et ettevõttes on olnud töötajate suhtes vaenulik kultuur, kus rõhutakse tugevalt tulemustele ja ollakse nõudlikud, mis ei ole idufirmade ja edukate asutajate puhul ebatavaline. Aga ilmselgelt on sellel kõigel piir ja selleks piiriks on seadus, antud juhul föderaalseadus. Mõned neist süüdistustest on samuti tõeliselt šokeerivad. Hageja, kes selle hagi esitas, väidab, et ta pidi töötama. Teate küll, ta oli väga rase ja pidi töötama kuni sünnitustoani välja. Ma ise pole kunagi sünnitanud, aga räägitakse, et see pole just kõige lihtsam asi. See ilmselt võtab inimesest palju, nagu me teame. Aga et tema pidi töötama lausa sünnituse ajal. Mida sa sellest väitest arvad? Seadus kaitseb rasedaid naisi, nagu peabki. Naised, kes võtavad FMLA puhkust, see on perekonna ja meditsiinilise puhkuse seadus. See ongi selleks mõeldud. Ühiskonnana tahame ju kaitsta oma emasid, tulevasi emasid. Nii et naise ja tema lapse tervise ohtu seadmine on leebelt öeldes äärmiselt taunitav. Ja tead, ausalt öeldes, olles täiesti avameelne, olen ma ise selles vanuses, kus mõtlen laste saamisele. Ja see on midagi, millele paljud minu eakaaslased, teised naised, samuti peavad mõtlema. Kuidas see mõjutab tööd? Jah, seaduse järgi on mul õigus võtta emapuhkust, olgu see siis umbes 3 kuud. Aga mis saab pärast seda? Kas mu töökoht ootab mind? Ja jah, nii peakski olema. Aga ma mõtlen, selles olukorras ütleb ta, et tuli mõne nädala pärast tagasi ja tema töökoht oli justkui kustutatud, ära võetud. Ta vallandati täielikult. Kas sa saad selgitada, kuidas see toimib? Ma mõtlen, sinu töökoht peaks ju olema kaitstud, kui oled emapuhkusel, eks? Õige, FMLA järgi saad 12 nädalat tasustamata puhkust ja sind kaitstakse ka mõnda aega pärast seda, mida paljud inimesed ei tea. Kui sul on mingeid tüsistusi või meditsiinilisi probleeme, peab tööandja sulle vastu tulema. Ja kui nad seda ei tee, siis on see Fair Employment and Housing Acti ehk FIHA rikkumine. Nii et inimestele on mitmeid kaitsemeetmeid ja ma tean, et on hirmutav, kui sul võib töö ära võetakse. Aga hageja advokaadina tahan ma inimestele kinnitada, et meid on palju hea või halva poolest ja me oleme valmis esindama inimesi, keda nende tööandja on kahjustanud. Sest see ei tohiks tõesti olla uue ema mõtetes. Ta peaks keskenduma eelkõige oma taastumisele ja siis ka oma beebielule. Täpselt nii. Töö, jah. Töö on väga oluline ja paljude jaoks meist on see osa identiteedist. Ja tundub, et tal oli päris lahe töökoht. Aga nende süüdistuste põhjal, mis tal on, töökoha toksilisus, kõik need on muidugi süüdistused, ei kõla see eriti hästi. Mida sina tema väidetest arvad? Kas sa arvad, et tal on siin päris tugev kaasus?
ma arvan küll. 3 nädalat pärast tööle naasmist vallandamine ja sundimine töötada ilma igasuguste kohandusteta on päris räige. Nii et ta saab viidata ajastusele, mida me nimetame ajaliseks läheduseks tema vallandamise ja sünnitamise vahel. Samuti sellele, mida me nimetame ka Me Too tõenditeks, mis on tõendid teiste vaenuliku töökeskkonna kaebuste kohta selle ettevõtte vastu. Et näidata konteksti ja anda aimu, mis toimus Mr. Beasti ettevõttes. Olgu, nüüd avad sa ukse tervele reale teistele süüdistustele, mille ta on esitanud. Ja muide, see ei ole esimene kord, kui me midagi sellist kuuleme. Mr. Beasti kultuuri kohta on olnud kuulujutte selle kohta, mis seal toimus. Ja selles kohtuasjas ütleb ta otse välja, et see on poiste klubi. See on, tead, mina olen naine, naissoost inimene, kes siin töötas. Aga see kaldus rohkem meeste poole. Tead küll, poisid on poisid. Ei tähenda tegelikult ei, umbes nii. Ja kas see näitab hästi mustrit, ma arvan, et toksilisest töökeskkonnast? Absoluutselt. Sellised kultuurid on levinud sageli tehnoloogiasektoris, videomängutööstuses ja nüüd näeme seda ka sotsiaalmeedia valdkonnas. Kus neid juhivad noored meesasutajad, kellel kahjuks puudub kogemus ja tarkus oma töötajate, eriti naiste eest korralikult hoolitsemiseks. Tead, paljudel idufirmadel ja selle põlvkonna inimestel on teatud mõtteviis. See on stiilis lõhu asju ja vabanda hiljem, eks. Nii et kahjuks nende jaoks ja õnneks töötajate jaoks on seal siiski piir. Seega töötajad ei peaks kartma oma õigusi kasutada ja juristi poole pöörduda, kui nad arvavad, et nende õigusi on rikutud. Ma arvan, et see ongi nii raske, sest kui töö on paljude inimeste jaoks, ka minu jaoks, osa identiteedist. See on see, mida meile meeldib teha. Me õppisime selleks koolis, me saime selle töö. See on suurepärane. Aga nüüd peame me arveid maksma. Sellel naisel oli laps, ta peab teda ülal pidama. Olgu. Ma pean selles ettevõttes raha teenima. Seega tekib hirm sõna võtta. Kas sina oled ka sellega kokku puutunud? Kogu aeg. Ma pean kliente kogu aeg rahustama, kes on väga-väga hirmul. Õnneks on vähemalt Californias meil märkimisväärseid kohtuotsuseid ja lahendeid nende ettevõtete vastu, tead, mis on 10-kordsed või isegi suuremad nende palkadest. Nii et jah, see on ajutiselt tõsine ebamugavus, kui see sissetulek ära jääb, aga potentsiaalselt võib sul olla palju rohkem tulemas kahjutasude näol, kui sul on hea advokaat sind esindamas. Ja siin toimub ka palju muud. Meil on kogu see probleem, et teda ei oleks tohtinud vallandada ega lahti lasta, vaid 2 nädalat pärast sünnitust ja emapuhkust. Kõige selle põhjal, mida sa ütled, oli see tema kui ameeriklase õigustega kaitstud. Aga lisaks sellele, millest me rääkisime, mõned muud asjad, mida ta mainis. Tead küll, see niinimetatud poiste klubi. Väidetav seksuaalne ahistamine, mis seal samuti oli. Kas see aitab hästi luua väärkohtlemise mustrit? Kui me lisame ka mõned neist seksuaalsetest asjadest, mis tunduvad üsna sobimatud, millest me täna siin saates rääkisime, kas see aitab tema juhtumile kaasa? Jah, kohus ja vandekohus vaatavad kõiki fakte tervikuna. Nii et üksikasi ei ole tema jaoks piisav, ütleksin ma. Aga kui neid vaadata koos ja tõenäoliselt koos täiendavate tunnistajate ütlustega, siis see võib olla piisav. Ja mis saab olema kõige olulisem selles juhtumis, nagu igas ahistamis- või diskrimineerimisjuhtumis, on hage ja usaldusväärsus võrreldes Mr. Beasti sümpaatsuse või ebasümpaatsusega selles juhtumis. Ja see jääb vandekohtu otsustada. See on keeruline, eks, sest Mr. Beast on tõesti armastatud. Ma mõtlen, tal on miljoneid jälgijaid YouTube'is, tal on saade Amazonis, inimestele ta tõesti meeldib. Ja sinu jutule lisaks, meil on inimesi, kes on tõusmas nagu Mr. Beast, kes teevad tõesti ägedat sisu. Ilmselgelt paljudele inimestele see meeldib. Nad saavad vaatamisi, kõik on suurepärane. Aga võib-olla neil ei ole tingimata, ma arvan, haridust või koolitust või institutsionaalset teadmist, kuidas ettevõtet juhtida. Sest vastavalt hageja väidetele oli olemas käsiraamat, kuhu oli kirjutatud üsna veidraid asju. Ja ma lihtsalt ümber sõnastan siin. Aga mõned asjad olid näiteks sellised, et tead, töötundide arv ei ole oluline. Ei tähenda, tegelikult ei. Kui tal õnnestub esitada näiteks ekraanipilte või isegi füüsiline käsiraamat, oletame, kui tal see tõesti olemas on, kas see oleks ka, tead, üsna süüdistav tõend? Absoluutselt.
Esimene asi, mida me juhtumi võtmisel teeme, on see, et me küsime personalitoimikut ja palgaarvestuse andmeid, mille tööandja peab esitama vähemalt California seaduse järgi 30 päeva jooksul ning nad esitavad ka töötaja käsiraamatu. ja me vaatame neid poliitikaid ning uurime, kas need poliitikad vastavad seadusele. Niisiis, ainult need väited ise ei pruugi tingimata muuta poliitikaid seadusega mitte kooskõlas olevaks, kuid need annavad kindlasti tausta ja konteksti sellele, mida ta koges poisteklubis. Üks järgmisi küsimusi, mis mul selle kõige kohta on see, miks see oli föderaalkohtus? Kas sa saad mulle seda selgitada? Jah, föderaalkohus on koht, kus asjad käivad kiiremini. Ma ütleksin, et seal on paremad kohtunikud, kuigi ka osariigi kohtus on suurepärased kohtunikud. Aga föderaalkohtus on need, kelle on määranud presidendid. Ja samuti on olemas see, mida me nimetame poolte eri osariikidest tulenevaks kohtualluvuseks, mis tuleneb sellest, kus ettevõte on registreeritud ja kust hageja pärit on. Kui nad on pärit erinevatest osariikidest, jõuab asi lõpuks ikkagi föderaalkohtusse. Hagejana tahad sa tavaliselt, et asi oleks osariigi kohtus. See on huvitav käik, kuid ma ütleksin, et see näitab hageja enesekindlust, kui ta otsustab juhtumi teadlikult föderaalkohtusse viia. Okei. Ja ausalt öeldes mõtlesin, et ta tundub üsna enesekindel, et nende süüdistustega välja tulla. Ma mõtlen, isegi eile tegin ma selle loo. Kylie Jenneriga käib praegu üks tsiviilhagi. Ja ma lugesin selle hagi läbi ja ausalt öeldes tundusid süüdistused Kylie vastu, kes on seal kostjana kirjas, üsna nõrgad, eks ole? Peaaegu olematud, jah. Täpselt. Kui ma seda läbi vaatasin, mõtlesin ma, et mis toimub? Aga see juhtum on natuke teistsugune. Tal on tõendid olemas, tal on kõik need X, Y, Z kuupäevad. Tal on see tõesti mustvalgel olemas. Nii et see annab talle enesekindlust. Ja ma arvan, et sinu mõtte juurde tagasi tulles, me rääkisime võib-olla varasematest väidetava väärkäitumise juhtumitest, teistest inimestest, kes on olnud Mr. Beasti ettevõttes ja seal töötanud. Kui nad suudavad kuidagi kokku tulla, kas see aitab juhtumile kaasa? Kas sa arvad, et tema advokaadid räägivad teiste endiste või isegi praeguste töötajatega? Absoluutselt, ja see juhtuks isegi enne, kui nad kliendi üldse esindada võtavad, lihtsalt selleks, et ise uurida, kas sellel on alust või mitte. Vähemalt ma loodaksin, et iga hageja advokaat teeb seda. See, mida ma varem nimetasin Me Too tõenditeks, ongi täpselt see, eks. Kui näed teisi inimesi, kes on sama läbi elanud ja pole oluline, kas nad esitasid nõude või mitte, aga nad võivad olla kasulikud tunnistajad. Me oleme siin palju rääkinud hagejast, sest loeme tema kaebust. See on kogu tõendusmaterjal, mis meil praegu olemas on. Aga ma tahan kindlasti rõhutada, et sellel on ka teine pool. On olemas Mr. Beast ja tema meeskond. Täpselt. Mis sa sellest arvad? Ta on välja tulnud ja öelnud, et ei, midagi sellist ei juhtunud. Ta eitab kõiki väärkäitumissüüdistusi. Aga millised on praegu tema kaitsemeeskonna järgmised sammud? Jah, tema jaoks on kõige halvem fakt, nagu ma mainisin, töösuhte lõpetamise ja puhkusele jäämise ajaline lähedus. See on lihtsalt vaieldamatu fakt, millest nad peavad tõesti mööda hiilima. Nüüd, mida kostjad sellistes olukordades tavaliselt teevad, on viidata töösoorituse probleemidele. Nad ütlevad, et oli kehv töötaja. Me tegime talle märkusi, tal olid puudumised, tal olid kõik need muud probleemid. Ja sõltumata tema puhkusest, rasedusest või millestki muust, tema soost, oleksime ta nii vallandanud. Seda on raske tõestada. Hageja esitab esmalt oma juhtumi, nihutab tõendamiskohustuse kostjale ja kostja peab tõestama, et kõigist neist asjadest sõltumata oleksime me nii sama otsuse teinud. Ma ei näe, et see siin nii oleks. Ma mõtlen, et see on natuke keeruline, sest ta edutati väga kiiresti. Tal oli tohutu töö, ta töötas Instagramis, ta tegeles vertikaalsete videodega ja igaüks, kes vaatab Mr. Beasti. Ma mõtlen, tal on ilmselgelt palju YouTube'is, aga meie kõik oma telefonides kerides vaatame neid videoid kogu aeg. Nii et ta on selle eest justkui vastutav ja see moodustab tõenäoliselt suure osa tema sissetulekust. Ja nüüd äkki, me kavatsesime selle positsiooni nii kaotada. Seda on üsna keeruline tõestada, eriti kui on tema väited, kui on vande all antud ütlused või teiste töötajate hilisemad ütlused. Minevikus, olevikus, tulevikus, mis iganes, võib-olla mitte tulevikus, minevikus või olevikus, kes astuvad esile ja ütlevad, et minuga juhtus see ja see. Nii et kui meil on sellised tõendid olemas, näiteks 3-nädalane periood alates sellest, kui ta naasis emapuhkuselt ja siis ta vallandati, ametikoht kaotati, mis iganes. Kas on veel mingeid samme, mida ta saaks kostjana astuda, et end kaitsta? Tema vaatenurgast loodetavasti ei ole ettevõtte sisesi e-kirju, mis oleksid saadetud ajal, kui ta oli puhkusel, kus öeldakse, et me peame ta vallandama.
õige. Selle juhtumi järgmine etapp on tõendite kogumise etapp, kus toimub dokumentide vahetamine. Ja see on esimene asi, mida ma hageja advokaadina küsiksin ja see on esimene asi, mida ma kostjana püüaksin välja selgitada, et mitte seda esitada. Ja selle üle võib tekkida kohtuvaidlus. Aga see ongi tavaline tõendite kogumine ja kui on olemas sisemisi kirjavahetusi, mis sellele viitavad, siis on see Mr. Beasti jaoks suur probleem. Okei, ma pean selle kohta küsima lihtsalt sellepärast, et ma olen nii uudishimulik. Näiteks Law and Crime'is suhtleme me peamiselt Slacki kaudu. Ma tean, et paljud inimesed kasutavad seda või Teamsi. Meil on ka e-kirjad, aga põhiliselt kasutame siiski Slacki. Samas on mul peaaegu kõigi oma töökaaslaste telefoninumbrid. Ma olen neile sõnumeid saatnud, võib-olla isegi helistanud või FaceTime'is rääkinud, mis iganes vaja. Kas nad võiksid siis küsida Mr. Beasti telefoni? Tema sõnumeid, tema päris sõnumeid isiklikust telefonist, kui ta suhtleb oma töötajatega. Kui see puudutab juhtumit, kui see puudutab hagejat, siis kindlasti. Slack, Teams, Zoom, WhatsApp, Telegram, kõik need asjad saab menetluses välja nõuda. Seega inimesed peaksid olema ettevaatlikud. Tead, nad arvavad, et kirjutamine tähendab lihtsalt seda, et ma kirjutasin selle e-kirja või saatsin kirja või midagi sellist. Ei, see on kõik, mida sa digitaalselt kirja paned. Nii et kindlasti hageja advokaadid taotlevad seda. Nagu ma ütlesin, ma eeldan selle üle kohtuvaidlust. Mr. Beasti advokaadid ütlevad, et siin on privaatsusprobleemid, aga see on tavaline tõendite kogumise esimene etapp. Oh jumal, mul läheb süda pahaks, kui ma sellele mõtlen. Pidi oma sõnumeid häbi vaatama ja tead küll. Ja ma mõtlen, meil on ka süüdistused, et teda diskrimineeriti, sest ta on naine, sest ta on ema. Aga siis on ka süüdistused sellise tugeva meeste kambakultuuri kohta, üldises töökeskkonnas, seksuaalses väärkäitumises ja muus taolises. Nii et kui neile antakse luba, ütleme näiteks tema sõnumeid või Slacki või isegi e-kirju läbi vaadata, mis iganes see ka poleks. Nad ütlevad, me otsime infot selle, tead küll, ema puhkuse kohta. Kas ta kommenteeris seda? Ja nad komistavad millegi otsa, mis on üsna süüdistav. Ütleme näiteks seksuaalse väärkäitumise osas. Kas nad võivad seda kasutada? Absoluutselt. Kaebuses on väiteid, mis sellega seonduvad. Kui nad leiavad midagi, mis näiteks ei ole seotud hagejaga, kuid on seotud kellegi teise seksuaalse väärkäitumisega Me Too doktriini alusel, siis tõenäoliselt võivad nad ka selle sisse tuua. Jälle üks kohtuvaidlus tõendite kogumise üle. Need on meile, advokaatidele, väga lõbusad. See oli sarkasm. Kui see ei ole seotud seksuaalse väärkäitumisega, vaid oletame, et tegemist on muu tüüpi väärkäitumisega, mis ei ole selle juhtumiga üldse seotud, siis seda ei võeta arvesse. Kuid advokaatidele jääb see muidugi meelde, et proovida selle inimesega ühendust võtta ja algatada eraldi juhtum. Oh, vau. Ma mõtlen, kui ma pean töö tõttu sõnumeid läbi lugema, sest vahel ma teen seda. Need on kohtudokumentides või kus iganes. Mulle meeldib see, sest ma mõtlen, millest inimesed räägivad. Mis toimub suletud uste taga? Ma tahan lihtsalt kõike teada. Aga kui mina oleksin Mr. Beast, siis ma ütleksin, et käed eemale, te ei saa minu telefoni, ma ei taha seda. Okei, see on mu viimane küsimus sulle, Cameron, sest me võiksime sellest terve päeva rääkida. Sa oled seda mitu korda maininud. Me võiksime sellest tundide viisi rääkida. Aga sa oled paar korda maininud, et sellest saab kohtuvaidlus. Seal hakkab palju juhtuma. Nüüd, see alles esitati. Mis sa arvad, kui kaua see kõik aega võib võtta? Ma mõtlen, kui tema tahab minna vandekohtu ette, kas oleks temal pigem kasulikum see asi kohtuväliselt lahendada, et see kõik lihtsalt kaoks? Kui nad lähevad kohtusse, kui kaua see aega võtaks? Ma mõtlen, mis on sinu oletused? Jah, umbes 90% juhtudest lahendatakse enne kohtuprotsessi. Väga harva jõuab asi täielikult kohtuprotsessini, isegi kui kaks inimest vihkavad teineteist väga, mis kohtuvaidlustes juhtub. Nii et on väga-väga suur tõenäosus, et see asi lõpuks lahendatakse. See võib lahendada juba homme, nagu sa nägid Cassi kohtuasjast Didi vastu. See võib laheneda aasta või 2 jooksul. Kohtuprotsess toimub tavaliselt järgmise 1,5 kuni 2 aasta jooksul. Ja ma oleksin üllatunud, kui see asi lõpuks kohtusse jõuaks. Tavaliselt ütleb üks või teine pool pärast info saamist ja dokumentide nägemist, et okei, minu juhtum on väga tugev või minu juhtum on väga nõrk. Ja siis nad otsustavad niimoodi kokkuleppele jõuda. Kui mõlemad jäävad oma seisukohtadele kindlaks ka järgmistel aastatel, siis jah, võib asi kohtusse minna. Ja see sõltuks lihtsalt sellest, kui sümpaatne on hageja võrreldes Mr. Beastiga kohtus. Ma arvan, et peame lihtsalt ootama ja vaatama, mis juhtuma hakkab. Ma mõtlen, et nende statistika põhjal, mida sa mainisid, tõenäoliselt ei jõua asi kohtusse. Siiski oleme näinud juhtumeid, mis jõuavad kohtusse. Tead, see on hullumeelne. Oli Johnny Depp Amber Heardi vastu.
palju asju toimub, nii et sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda. Peame sind kindlasti tagasi kutsuma, kui midagi uut selgub. Cameron, aitäh, et täna meie saates Skandaal käisid. aitäh, et mind kutsusite, hindan seda. Ja sellega lõpeb tänane Skandaali episood. Kui sulle meeldis see, mida nägid ja tahad rohkem näha, võta minuga sotsiaalmeedias ühendust. Mind leiab näiteks Instagramist. Aitäh, et vaatasid tänast Skandaali osa. Nagu alati, olen teie saatejuht Ciara Gillespie ja kohtume juba järgmisel korral.